Jah, tere ka minu poolt. Ma loodan, et ma olen kuulda. Kui ei ole, siis te ei saa öelda ka, et ma ei ole, eks ju. Aga mina olen jah, Alvar Soesoo ja ma räägiks nagu geoloogia poole vaatevinklist. Ja ma ei hüppa inseneeriasse ega ka väga laialdastesse piltidesse ja ma üritan nüüd siis selle share ida ka seda asja teiega. Andke mulle palun teada, kas te näete ekraanil? Väga suurepäraselt on kõik olemas. Nii ja järelikult on mu hääl ka kuulda. Muidugi tänud organiseerijatele, et te kutsusite esinema sellisel, ma ütleks, päris pikal mastaapsel üritusel ja just õigeaegsel üritusel Eesti inimestele ja ma ütleks isegi kaugemalt. Nüüd mulle anti selline üsna raske pähkel katki hammustada energiamajandus. See on küll nüüd see asi, mille inimene on endale loonud ja loodus selles suurt nagu kaasa ei aita, aga samas ta saab mõjusid sellest, mida me teeme. Ja noh, nagu ikka geoloogi tagapõhi on selles mõttes nagu lihtne, et kliimamuutus on tõesti toimumas ja me ei saa seda kliimamuutust väga juhtida, aga adaptatsioon on tegelikult kõikidele muutustele ikkagi täiesti meie teha ja kas me tahame seda tunnistada või mitte, aga ühiskonna nagu ellujäämine sõltub tegelikkuses sellest, kuidas me adapteerume suurte muutustega ja mõned muutused ei ole tõesti meie pere poolt tekitatud või ühe valla poolt tekitatud või ühe riigi poolt tekitatud. Nii et ühte või teistpidi keskkonnamuutused on reaalsus, aga muutustega hakkama saamine on teine reaalsus ja me saame oma mõju vähendada ehk teisisõnu see muutus ilmselt väheneb kuskil tulevikus, meie lapselapsed võib-olla näevad, kui me midagi hästi teeme, me ise kindlasti mitte. Ma ei saa mööda minna sellest, kus mitmed geoloogid ja filosoofid defineerisid uue ajajärgu, maailma geoloogilise ajajärgu antropotseen. Noh, täpselt keegi ei tea, kuna see juhtus umbes 20 aastat tagasi, kui arvutati, et inimese mõju, nii-öelda materjali ümberpaigutav mõju on suurem, kui emake loodus on seda teinud. Ja siis tehtigi ettepanek nimetada see uus ajajärg siis antropotseeniks, eks ju, kvaternaar läks siis üle antropotseeniks. Aga on selge jah, et kõik need protsessid mõjutavad nii meie isikut, riiki, planeeti Maad. Selle üle me ilmselt keegi ei vaidle. Aga ma toon selle ajaloolise dimensiooni, geoloogilise ajaloolise dimensiooni, kui me vaatame viimast 600 miljonit aastat ja siin graafikul see hall joon tegelikult, me oleme seal üleval nüüd antropotseenis. See hall joon näitab, kuidas on maakera keskmine temperatuur muutunud viimase 600, mitte aasta, aga miljoni aasta jooksul. Ja siit, kes näeb lugeda, et see temperatuuri muutus, see planeedi keskmine temperatuur on olnud kuskil 12 ja 22 Celsiuse kraadi vahel. Ja noh, praegu, nagu Tarmo ka ütles, me elame ikkagi selles väga külmas ajas. Kas ta nüüd läheb soojemaks või läheb külmemaks? Ma arvan, et ega see väga nüüd meist ei sõltu, aga nagu ma alguses hoiatasin, et ma ei pruugi ka poliitiliselt korrektne olla paljudes asjades. Minu geoloogi nägemus on, et me elame ikkagi nii-öelda selles jääajas, aga võib-olla see jääaeg hakkab lõppema, sest kui te siin vaatate, et jääajad on olnud väga lühikest perioodi ikkagi selle viimase 600 miljoni aasta jooksul. Ja kui me vaatame nüüd, kuidas kliima- ja keskkonnamuutused siis suhestuvad energiamajandusega, kliimamuutustest, keskkonnamuutustest on
Sinna on hästi palju raha kulutatud uuringutesse, meil on väga palju teadmisi. Ma ei ole kindel, kumb on rohkem, kas emotsioone või teadmisi. Mõlemat on vist päris palju tehtud ja vahel on emotsioone kasulik rakendada ja tuua valeväiteid nii-öelda linnalegendidena välja. Aga väga tihti ei ole ka need kõige, ma ütleks, baasteadmised jõudnud isegi noortesse inimestesse. Siinkohal, nagu Tarmo ka korraks juba rõhutas, et COVID võiks ka investeerida oma koolidesse, Eesti riik võiks investeerida riigikoolidesse ja rääkida õpetajatele või anda õpetajatele võimalus nende kõige tänapäevasemate teadmistega ka kursis olla, et lõpuks ei jõuaks ka otsuse tegija teadvusse. Kas kõik see jõudnud on? Pigem poliitiline teadvus on üks ja otsuse tegija reaalne inimese teadvus on seal veel kolmas kuskil kõrval ja keegi kuskil vahel teeb otsust. Situatsioon lihtne, eks ju, meil on 3 sfääri, on keskkond, olgu ta siis loodus, on inimesed ja on majandus. Majandus on inimeste poolt loodud, keskkonnale ei ole ei inimesi ega majandust vaja. See on selline klassikaline ringdiagramm ja seal keskel on siis nimetatud ära üks regioon, mis on siis jätkusuutlik ehk sustainable inglise keeles. Ütleme niimoodi, et see on väga lihtne abstraktsioon, mis tegelikkuses vist ei vasta enam päris sellele, kuhu me suundumas oleme, aga lähme edasi. Siin on üks kurja juur ja kui te vaatate vasakule poole, siis kuidas maakera populatsioon on kasvanud, ükskõik mida me teeme nii-öelda oma keskkonnaga on väga hea, aga see on pisut liiga väike osa, sest populatsiooni kasv on olnud päris suur. Paar päeva tagasi ma panin selle arvu 7,966 miljardit inimest. Nüüd võib-olla on see viimane number seal juba vahetunud. Ja me teame, et praegu umbes 70% sellest rahvast on väga kõrgendatud tarbimisharjumustega. Mis tähendab, et nad ootavad palju, nad kasutavad palju, nad kasutavad kindlasti rohkem kui 5 korda inimindiviidile vaja läheks. Kui seda diagrammi siin vaadata, kuidas see populatsioon on kasvanud, siis jah, ma vaatasin, et mina sündisin maakerale siis, kui oli umbes 3 miljardit ja peale inimest ja praegu me oleme 8 lähenemas, siis see on tõesti pudelikael ja seda väga ei arvestata. Et seda peaks kindlasti rohkem arvestama nendes teistes skeemides ka. CO2 on see, mille üle kogu aeg vaieldakse, aga ütleme niimoodi, kui me sellest energiast ja selle majandamisest räägime siis ja globaalselt seda asja vaatame, siis praegu nii-öelda emissioone tuleb ikkagi kõige rohkem energia tootmisest, transport ja kõik need asjad, mis meie elu luksuslikuks muudavad, on ka olulised, aga ütleme sektoritena on nad pisut siiski väiksemad. Lähme Eesti juurde, kui me vaatame Eesti näiteks elektritoodangut aastal 2019, see on vasakul pool, me näeme, et põlevkivi oli 71% selle allikana, kus siis Eesti elektrit toodeti, Statistikaameti andmed, need ei ole minu väljamõeldised. Aastal 2020, kui me siis olime juba rääkinud uutest rohelistest asjadest, siis põlevkivi kasutus Eestis oli juba vähenenud ja päris korralikult vähenenud, siin 40% jääb otse põlevkivile, põlevkivigaas sinna juurde panna, siis ta on ikkagi suuresti vähem, kui oli aastal 2019, see on väga suur edasiminek. Mõni ütleb, et see on ka suur tagasiminek ja kui me praegu oleme COVID-i järgses sõjamaailmas, siis need mõtted, kuidas me ellu jääme, on kardinaalselt teised, kui nad olid umbes 5 aastat tagasi. Ma usun, et paljud nõustuvad minuga, mõned kindlasti mitte. Mis me Eestis, kust me toodame siis nii-öelda seda taastuvat elektrit, siin on
ka Statistikaameti andmed ja 2012 kuni 2020, kui me siis aastat 2020 vaatame, siis meil on ikkagi suureneb siis nii-öelda see biomassi kasutus. Tuul on ka nüüd suurenenud, eks ju, eelmiste aastatega võrreldes ja teatud mõningaid energia nii-öelda tootmisviise meil ei ole, eks ju, nagu te teate, et geotermaali ei ole tuumajaama. Ja need on nüüd asjad, millest siis räägitakse siin järjest rohkem ka, ütleme siis eelmise aasta detsembri võtmes, ehk see, kui inimesed tunnetasid võib-olla esimest korda üle väga pika aja oma elektriarvel midagi, et midagi on läinud teistmoodi. Kuhu see energia läheb? Siin on siis nagu kogu energia, ei ole siis ainult taastuvatest allikatest toodetud, siis mis need suuremad sektorid siin on. Kui me vaatame jälle seda 2020 aastat, siis majapidamistesse ehk kõigi meie elamistesse läheb ikkagi päris suur osa toodetud energiast, transpordisektor ja sinna vahele jäävad siis nii-öelda ühiskondlikud hooned. Mul naljakalt hüppab see pilt ära aeg-ajalt. Ja tööstussektoril on ka oma osa, aga tööstussektori osa tundub nagu on vähenenud, et seal see energiatarbimine on tõesti mõnes mõttes saadud rohkem kontrolli alla kui meie võib-olla isiklikud majapidamised ja igapäevaelu. Nii siis öelda indiviidi ja riigi võtmes. Laenasin selle Rohetiigritelt selle slaidi. Rohetiigrid on teinud ilusa energia kava. Eelmise aasta lõpus said valmis enne seda, kui me suured energiaarved saime. Ja siin on selline ilus pealkiri, energiatarbimine väheneb, kui me vaatame aastani 2040. Keegi ei usu seda. Kohe seletan, mida mõeldakse nendes prognoosides. Tarbimine väheneb, tähendab seda, et elekter võtab paljusid asju üle ja elekter võtab üle, ütleme niimoodi ökonoomsemalt ja paremini. Elekter läheb transpordiks, transpordile minevat elektrit, gaasi, põhiliselt ikkagi nafta ja bensiini, diisli bensiini asemel. See suurenemine ei ole väga silmaga nähtav või väga markantne, aga elekter on see, mis on siis praegu leiutatud nii-öelda tuleviku võtmes, millega me saame oma energiavajadust rahuldada rohkemates sektorites, kui võib-olla siiani meil kombeks on olnud mõelda. Aga sellel on ka oma tagad. Neist ma räägin. Ka Eestis tarbivad kütused, see on küll Rohetiigri, mitte ainult Rohetiigri projektsioon, ütleme, Rohetiiger on kaasanud siin mitmeid seltskondasid selle energia teekaardi koostamisel, et mida me siin näeme, et loomulikult bensiin ja diisel ei ole täielikult kadunud aastaks 2040, aga mõnede nii-öelda energialiikide või ütleme üksuste osakaal on suurenenud ja Rohetiiger projitseerib ka vesiniku kasvu ikkagi päris huvitavalt. Ja elektri tootmine peab nii või teisiti kasvama, et rahuldada neid inimese vajadusi. Ja kust me saame kokku hoida? Et selge on see, et maakera on ületarbitud päris mitu korda, aga ütleme niimoodi, see mastaap ei ole lõpmatu. Mastaap oleks võib-olla laiendatav ainult selle läbi, nüüd ma olen jälle väga ebapopulaarne, kui maakera inimkond väheneks drastiliselt või siis maa elanikkond ikkagi hakkaks populeerima ennast ka teistele planeetidele. Kummaski nišis ei ole väga suuri edasiminekuid
ühes õnneks ja teises kahjuks, ütleme kosmosetehnoloogiad ja need asjad võiks olla väike kaugemal, kui nad tegelikult praegu on. Aga see kõige pisem asi, mida me saame teha, on ikkagi oma energiat kokku hoida oma nendes elamistes, nii-öelda kodumajapidamises, ka hoonete nii-öelda energiatõhususe uusi mõtteid nagu arendades ja mõni aeg tagasi ma kuulsin, see oli mõni päev tagasi, ma tõesti ei teadnud, hooneid renoveeritakse ja energiatõhusust suurendatakse oluliselt ja siis ma kuulsin, et Narvas ei olla ühtegi sellist projekti veel käivitatud, sest olla raske nagu sellele ligi pääseda. Ma ei tea, kas see on see, mis ma aru sain, oli päris tõsi või mitte, aga see ei ole võib-olla kõige olulisem ka siin juures, aga see näitab seda, et ka meie inimesed isegi väikeses Eestis, mis on territoriaalselt väga väike, vaatavad ühe sama asja otsa väga erineva pilguga. Siin on meil ju väga selged arengukavad olemas, eks ju, ammu valminud energiamajanduse arengukava 2030 ja tõin ainult paar sellist lauset siin ära, millele võiks nagu mõelda ka selles uues kontekstis. Tarbijatele oleks tagatud mõistliku hinna ja kättesaadavusega energiavarustus. Meil hakkas lappama löömas õigluse hinna kontseptsioon. Erinevad pered defineerivad seda ju täiesti erinevalt, kui me seal detsembris, novembris, detsembris, jaanuaris selle üle üldse esimest korda võib-olla paljud mõtlema hakkasid. Kuidas hoida kättesaadavus, energia kättesaadavus, olgu see siis elekter, mis tuleb traadist, kõigile avatud, kui me nüüd Ukraina sõja valguses hindame üle oma nii-öelda võimalikku situatsiooni, siis me näeme ka seda, et väga lihtne on energia kättesaadavus täiesti nulliks teha. Sealt edasi, keskkonnamõjud oleks aktsepteeritavad. Aktsepteeritavad ei ole tegelikkuses ju keegi meist väga hästi ära sõnastanud, et mida me selle aktsepteeritavuse all mõtleme. Ja loomulikult Euroopa Liit on ees ja taga, eks ju, ja energia- ja kliimapoliitika, mis on vahel ka väga poliitiline kontseptsioon, mitte, ütleme, loodust säästev kontseptsioon. Ja loomulikult maailm on muutunud nüüd ja me lähme üle nii-öelda kliimaneutraalse energia tootmise põhimõtetele ja see NMAC-i 2035 siis idee nüüd lähtub nendest kõige uuematest mõtetest, et me saaksime toota endale energiat ja samas, pange tähele, kasvatada majandust, aga täielikult kliimaneutraalselt. Minule kui geoloogile on siin väga palju nagu mõtlemiskohti ja millest ma päris hästi aru ei saa ja ma ei saa isegi aru, kuidas see võimalik on, aga sellest ka pisut hiljem. Kui nüüd teha selline väike vahekokkuvõte nendest mõtetest, siis ma ikkagi vaatan jälle nagu ressursside poole pealt. Energia on ka üks ressurss ja energiamajandus eeldab seda, et keegi toodab energiat ja siis keegi nii-öelda seda energiat müüb või vahendab. Aga see, kes energiat toodab, meie mõistes peab ehitama mingisuguse tootmiskompleksi. Bioloogiline organism võtab energiat tõesti toidust ja meil ei ole seda kompleksi vaja ehitada, aga kõik ülejäänud energia eeldab seda, et ehitatakse tootmisettevõte ja see tootmisettevõte on hullupööra ressursimahukas. Sinna lähevad metallid, sinna lähevad muud ühendid ja nõnda edasi. Loomulikult osa energiat läheb tühja, seda me kõik teame, isegi kui me pika traadi tõmbame ühest majapidamisest teise, üks toodab ja teine tarbib, siis osa energiat läheb sinna tühja. Nii nagu meie kehad ka ju soojust eraldavad oma bioloogiliste protsesside nii-öelda läbiviimiseks ja see energia kütab ka ju maailma ja mõelda, et 8 miljardit inimest kütab maailma, eks ju, need
vatid on küllaltki väikesed, aga ikkagi kokku summeerides päris suured. Nii et ma ütleks, et energia tootmine, aga ka kasutamine võib olla tegelikult maakera kontekstis ohtlik nii-öelda liigilisele spektrile, aga ma ei ütleks, et erinevad liigid surevad välja sellepärast, et me põlevkivi ahju ajame, et see oleks liiga poliitiline ja lühinägelik ja mitte teaduslik nagu kontseptsioon. Aga paljud ei mõtle sellele, et energia puudujääk võib olla sotsiaalmajanduslikult tegelikult veelgi kahjulikum või ma ei ütleks kahjulikum, aga tekitada veel suuremaid probleeme globaalses mastaabis, kui me jätame nüüd ühe regiooni energiast täiesti ilma, mida see võiks tähendada. Väga lähedased tulevased aastad, aasta 2-5 pärast me räägime kindlasti ka sellest kontseptsioonist kindlasti palju täpsemini. Ja kas see roheline energia, kuhu me nüüd oleme kõik suundunud, eks ju 2019. aasta lõpust alla kirjutanud valitsused paljudele tähtsatele dokumentidele, kas see on siis täiesti mõjuvaba keskkonnale, mina selles pisut kahtlen. Aga jätaks selle slaidi veel ette seal all paremas nurgas. Need 3 punkti olid ka juba varasemalt defineeritud ja kui me vaatame praegu maailma arengut, ma ei mõtle ainult seda, et meil võivad tekkida sõjalised konfliktid regiooniti või kes teab ka globaalselt, siis näiteks kuidas kindlustada energia julgeolekut, kuidas anda energiat sinna, kuhu on seda vaja, kuhu on vaja infrastruktuure üleval hoida, inimesi õnnelikuna hoida või inimestele lihtsalt sooja anda või kolmandat, neljandat asja. Siis need punktid on tegelikult minu jaoks, ma vaatan jälle geoloogi pilguga, suhteliselt nagu kriitiliseks saanud, aga mul ei ole häid lahendusi. Taastuvenergiale täielik üleminek ei ole kindlasti praegusel hetkel see lahendus, mis väikeses riigis hoiaks ära kõik probleemid. Aga kuidas me seda energiat saame paremini kasutada, on kindlasti energiatõhusus. Ja selle tõhususe taga ma ei mõtle ainult siis hoonete paremat soojustamist ja säästlikkuse tõstmist, aga kindlasti ka ise oma elu, igapäevase elu ülevaatamist väga suurtes sfäärides. Aga taastuvenergia juurde me jõudsime ja meil on mitmed veidike rohelisemad energiatehnoloogiad olemas. Siin loetlesin need ka ära. Räägime siis bioenergiast ehk siis kõik see biomass, tuul, hüdro, päike, geotermaalist räägitakse viimasel ajal õnneks juba pisut, tuumaenergia ja vesinik. Kõigil on, ma kujutan ette, kõigil kuulajatel on omad mõtted ja kontseptsioonid nende energialiikide osas ja mõni välistab mõne energia tootmise viisi kindlasti täielikult. Aga ega meil selles nimekirjas väga palju rohkem ei ole tegelikult vaadata. Kui me vaatame Eesti konteksti, siis päike ja tuul, need kõik suured meie sõbrad. Hüdro oli ka kunagi nagu suurem energiatootmise viis. Nüüd on loomulikult arusaadavatel põhjustel paljudel puhkudel, aga ka mõnedel mitte arusaadaval põhjustel, mõnedel puhkudel hüdro on suhteliselt kahanenud meil selliseks arvestatavaks energiatootmise viisiks, aga samas tuul ja päike nii-öelda lendavad kõrgemalt ja oli aasta vist 2020, kui isegi üks pankadest, Swedbank siis tegi oma meetme, kuidas siis tõhustada nii-öelda päikeseenergia tootmist ja mulle see pilt selles mõttes meeldib, et see on mitmetähenduslik, et kas sinna Eestisse me siis jõuda tahtsimegi oma põllumaa, mis on meie kõige suurem rikkus metsaga koos ja põllumajandustootmine, toidu tootmine
ise oma toidu tootmine ja me siis ausalt öeldes risustame selle platsi ära. Ma ütleks siiski praegusel hetkel vähe efektiivsete seadmetega. See meede oli päris huvitav, mis Swedbank välja käis. Ma isegi arvutasin, et kui ma ostaks või võtaks selle meetme ja ostaks neid paneele umbes 25 kilovati jagu maksvõimsusega, siis 10-aastane meede, siis panga nii-öelda intresside tasumiseks oleks siis 4,5 aastat ära läinud. Aga Eestis on päris suured pargid tõusnud ja siin on Roelas 20 hektarit lisandunud seal veel peaaegu 10 hektarit ja inimesed käivad ka lippudega ja enam ei käi, eks ju. On suuremaid probleeme tekkinud. Kas tuulikutega läheb samamoodi? Loomulikult tuulikute energiatootlikkus on õigetes kohtades, kui need on paigaldatud õigetesse kohtadesse, on palju suurem. Aga praegu paistis, et ka kõik need ilusad tuulikute pargi ideed, mis olid nagu merre planeeritud, on ka nagu jõudnud nagu rahvaga väikesesse vastuollu. Ja kui seda pilti vaadata, see on reaalne pilt, see ei ole välja mõeldis, et ma ei tea, ma ka oma majakest või onni sinna 2 tuuliku vahele päris ei paneks, aga ma ei tea, kui nad mul taustaks paistavad, las nad siis paistavad. Aga see probleem nii lihtne ei ole ja ma siin paneks välja ka selle avaliku küsimuse, nagu palutid võib-olla need inimesed, kes pole veel magama jäänud mu jutu peale, siis vaatavad neid 5 energiatootmise nii-öelda meetodit ja mõtlevad, et milline neist võiks olla siis kõige madalama materjali kuluga. Nagu ma ütlesin, et energia lihtsalt ei tule, aga keegi peab midagi ehitama selleks, et seda energiat koguda või toota, seda energiat siis sealt edasi anda ehk majandada ja võib-olla ka akumuleerida. Sellest on vähe juttu olnud, aga mõned suured poliitilised otsused on ka selles osas tehtud. Nii et küsimus on selline, et milline on siis kõige väiksema metalli või materjali kuluga energiatootmise viis. Võite kirjutada sinna Slidosse või lihtsalt mõelda, et me tulen selle juurde tagasi, aga ma siinkohal hüppaks üle kohe nii-öelda ressurssidele kui sellisele, et kui me siin vaatame aastat 1800, siis need olid põhilised elemendid, mida siis tehnoloogiliselt kasutati. Siis kui me vaatame aastat 2000, siis need metallide number ehk kasutatavate metallide number on oluliselt suurenenud. Ja kui aastat 1800 oli umbes 1 miljard inimest maakera jäi täpselt sama suureks ka aastal 2000, kus on 8 miljardit või 2000 äkki peale. Siis see lapsepilt siin on väga põnev nagu lähenemine, kui Ameerikas sündinud uus laps, palju ta siis kulutab ära mineraale, metalle ja muid kütteid, energia nii-öelda vahendeid oma elu jooksul, siis see on kuskil 1,4 miljonit kilogrammi. Üks inimene. Seal näiteks tsementi on juba umbes 22 tonni inimese peale. Vaske tuleb peaaegu 0,5 tonni, tsinki tuleb 0,5 tonni inimese peale, fosfaatset materjali 7 tonni, eks ju, ja nõnda edasi. See on nüüd see eluviis, eks ju, kus me siis nüüd ja praegu veel kõik meie teiega koos elame. Ja projektsioon, mis on küll tehtud enne Covidit, näitab nii-öelda mineraalide, maakide ja ka fossiilse energia suurenemist, biomassi
suurenemist, kõike läheb järjest rohkem ja rohkem ja rohkem vaja. Siin on arvestatud seda kasvutrendi, inimeste arvu kasvutrendi ja ka inimeste nõudlikkuse kasvutrendi, sest ka meie nõudlikkus suureneb ju sisuliselt iga päevaga. Nii et see nägemus aastal 2018 ja nüüd aastal 2020, 2021, 2022, võib-olla 2023, võib-olla pisut teistmoodi, aga mitte väga palju teistmoodi, sest see trend jääb trendiks. Ma toon ainult ühe näite siin praegu, milles nähakse nagu suurt väljapääsu, kui me transpordisektoris. Siin on mõeldud küll mitte neid suuri veoautosid, aga ainult isiklikke väikesi autosid. Kui me transpordisektoris läheks nagu elektri peale, kasutaks suuri akkumulaatoreid, akumuleeriks elektri sinna sisse ja autod sellega sõidavad. Kui te seda joonist vaatate, kuidas akude hinnad on langenud, siis see põhimõtteliselt on päris selge, et kogu see majandustrend selle peale suundub, et elektriautod tulevad. Siin projektsioonis, mille on Bloomberg teinud, see ei ole lihtsalt üks loll teadlane või kehva visionäär aastani 2030, siis see metallide vajaduse suurenemine tuleneb nüüd sellest ideest, et me loome elektriautod. Ehk hakkame diisli ja bensiini asemel siis kütma oma autosid elektriga ja siin on arvestatud, et 2030 siis kuskil 30% autodest sõidavad juba elektri pealt ja ükskõik millise metalli te siin võtate, eks ju, ma panen selle 21. aasta sinna tulba lõppu, eks ju, see, kus me eelmine aasta siis tarbisime grafiiti, niklit, alumiiniumi, vaske, liitiumi, koobaltit ja mangaani. Selline tulp on siis siin ja 2030, kus meil on need keskkonnanõuded vaja täita, mis on omamoodi päris suur ettevõtmine, siis kui te vaatate isegi ükskõik mis metalli, praktiliselt kõikide metallide tarbimine tänu sellele, et autod lähevad elektri peale, suureneb sellisel määral, et ma saan geoloogina jälle öelda, et me ei ole valmis selleks. Meil ei ole sellist ressurssi, kust kasvatada näiteks vase tootmist 5–10 korda, grafiidi tootmist, mangaani tootmist. Meil ei ole neid ressursse maal olemas. Kas me läheme siis kosmosesse või vähendame kogu seda tarbimist läbi selle, et igal 500 inimesel on auto. Ja nõnda edasi. Siin ma näen tegelikult selle pääsepunktina ikkagi ainult ühte, et see tehnoloogia nüüd teeb ka hüppe, et me suudame akumuleerida seda energiat näiteks sellesse patareisse, akusse. Niimoodi, et sellisel viisil, mida me praegu võib-olla päris ette veel ei kujuta. Võtame selle samuse Tesla 3 mudeli. Arvake ära, kui palju kaalub Tesla aku. Keskmine aku oli üle 0,5 tonni. Aga pääsede jälle olemas ja poliitikud on öelnud, et ringmajandus on ülimalt oluline ja seda saame realiseerida nüüd ja praegu. Loomulikult ringmajandus on toiminud juba päris mitmekümneid aastaid, mis puudutab terast, rauda, eks ju, vaske, alumiiniumi, seda on suhteliselt lihtne taaskasutada ja kasutusele võtta. Aga kui me seda slaidi nagu vasakult poolt vaatame, siis siin on jälle ära toodud need uued suundumused, mis on seotud ka meie rohediiliga, siis tegelikult nende eesmärkide saavutamiseks ja säilitamiseks ei ole võimalik kindlasti ringmajanduse kaudu kõike seda metalli ja seda nii-öelda kasutatud materjali uuesti majandada majanduslikult ökonoomselt. Et see nagu ellu jääb, et need kavad on kõik väga ilusad. Ma kirjutan kõigele alla, aga need kavad on nii nagu rohepööre meenutab mingit riigipööret, eks ju.
et see tekitab nagu probleeme alati. Et selline kava oleks pidanud algama rahulikult umbes 20-25 aastat tagasi ja siis praegu me teiega oleksime olnud hoopis teises nagu maailmas. Nii, mis siis jätkusuutlikkuse alus on, et kuidas seda ikkagi nagu realiseerida, et saan nagu oma mingisuguseid nägemusi teile peegeldada. Ma ikkagi näen seda, et majanduskasv ei saa olla edu alus, et me peame oma majandusmeetodid, majandusmehhanismid nagu ümber mõtlema. See globaliseerumine või nimetame seda, et sidusus maailmas on ääretult suur. Praegu juba on minu pilgul küll näha, et me globaliseerumine juba tõesti väheneb ja see sidusus väheneb. Protektsionism areneb piirkondade, riikide, riigiosade. Nii et kohalik läheb jälle populaarseks. Tarbimise toetamise lõpetamine on kindlasti üks võimalusi, et me ei toeta siis tarbimist, aga näiteks toetame kokkuhoidu, sest kui riik teeb elektrikuludele, kui elekter läks järsku väga kalliks ja siis teeb nii-öelda teatud toetused, siis mina loen seda ikkagi tarbimise toetamiseks ja see ei vii sinna, kuhu me tegelikult praegu suunduda tahame. Ja kõige selle taga on ikkagi tarbimisharjumuste muutmine ehk iga inimene peaks ise läbi mõtlema, et mida ta siis tarbib, kuidas ta tarbib, ehk see eeldab nagu uue kultuuri teket. Ja kahjuks ikkagi me tegeleme nagu protsesside tagajärgedega praegu ja et oleks nagu vaja siis tõejärgsest maailmast lõpuks jõuda sinna teadmiste põhisesse mõistliku maailma, kus siis oleks tarbimisharjumuste muutmine nagu igapäeva mõttes ehk aktsepteeritav ja majandusmehhanismid, et ükskõik millise projekti sa välja käid, seal sa pead näitama, et see kasum on nii suur. See kasumipõhine majandus ei ole jätkusuutlik sellise rahvaarvu juures, kus meil praegu see rahvaarv on. Nii, tagasi avaliku küsimuse juurde, et kui rahvas mõtles sellele või kes ei mõelnud, et milline energiatootmise viis näiteks, siis ma ei ütle, et see Eestile nüüd sobiks, aga milline energiatootmise viis on ikkagi kõige materjalikulu väiksem. Nii et siin on veel nüüd aega mõelda igal ühel. Võtke 30 sekundit ja mõelge, millist energiatootmise viisi te näeksite nagu Eesti jaoks läbi selle spektri, et siis läheks kõige vähem metalli ja muud materjali selle tootmisvahendi ülesehitamiseks või distributsioonivahendi ka, eks ju. Igal asjal on kaks külge. Ega seal palju mõelda ei ole. Emotsioonid ka mõtlevad vahel. Näitan ära, see on nüüd kuskil 2015 välja tulnud töö, et on mass tonnides siis teravatt-tunni kohta ja mida väiksem tulp, seda väiksem materjali kulu, eks ju. Kes pani pihta, kes pani mööda, eks ju. Tuleb ju selline üllatus, et tuumajaam on ikkagi kõige väiksema nii-öelda materjali kuluga ja praeguses tehnoloogias päikesepaneelid on ikkagi kõige materjali kulukamad. Ma paneks sinna tuulegeneraatorid ka otsa just selles mõttes, et tuulegeneraatoritesse on vaja kasutada väga palju ka haruldase muldmetalle ja näiteks neodüüniumi hind on hüpanud viimase aasta jooksul päris mitu korda ja päris mitmele haruldasele muldmetallile on see hind hüpanud. Ehk nende nii-öelda tootmisvahendite valmistamine muutub kallimaks. Ja COVID-i juurde ka, ega mul aega palju pole, et
Siin on mõned soovitused toodud, mida siis üle vaadata, aga mitte selle tähtsuse järjekorras. Igal KOV-il on nagu oma tähtsus või nii-öelda oma järjekord nendele asjadele, mida nad saavad energia kokkuhoiu mõttes üle vaadata. Ehitiste renoveerimine on praktiliselt kõigile ja alati, aga ka kütte- ja jahutusmajanduse uuendused, kaasates sinna maasoojust ja geotermaalenergiat, on võimalik transpordilahendused maakonna piirides, üksuse piirides täiesti ümber kujundada, vaadata kohalikku energiatootmist, klasterenergia tootmist, lokaalne energia tootmine, ei pea kõik olema suures pikas torus, eks ju, see on ka nii-öelda sõjatingimustes haavatav ja kutsun ka KOV-e üles vaatama oma valdustes üle oma ressursse neid, mis on siis nii-öelda maapinnal ja maapõues, et mõlemaid, et ühel hetkel me lähme sinna vahetuspõhisesse maailma välja, et mina toon sulle koorma kruusa ja sina annad mulle ühe sea vastu. Nii et minu poolt tänud ja ma loodan, et me ei lähe niimoodi, nagu siin pildil on, et teadmisi ikka vaja oleks.